Tallinna Rocca al Mare kooli rahvatantsijad, tantsusõbrad. Tantsime teile kokku 8 toredat tantsu ehk läbilõike Eesti erinevate põlvkondade tantsuloojate loomingust. Ja alustamegi meie tantsudaadi ja tantsumemme toredate tantsudega, millest siis esimene Ullo Toomi kossjatants ja teiseks Helju Mikkeli vanaisa polka. Nii et pange aga need käed plaksutama ja südamed hõiskama ja elage siis meie toredatele tantsusõpradele ühiselt kaasa. Järgmiseks on teie ees kohe tore Maie Orava tants. Selleks on siin 2014. aasta tantsupeol tantsitud Saba valss.
järgmisena tuleb esitusele juba noorema põlvkonna autorite looming ja selleks on Andre Laine poolt loodud Jaan Pehki muusika ja sõnadele Tants laiali on. Nüüd kohe tuleb aga teie ette üks selline tore tants. Et võib-olla väga paljud mõtlevad, mis see rahvatantsis ikka on. Üks sealt teise ette, siuke tatsumine tegelikult ei ole. Tegelikult on ikka see rahvatants väga tempokas, lustiline ka Eesti rahvatants. Nii et ei saa öelda, et eestlane on üdini väga rahulik, on väga temperamentne. Ja kohe tulebki teie ette selline tore, lustakas tants. Näete, juba panevad siin naisterahvad omale pähe rätikukesed. Ja selle toreda tantsu on loonud selle tore noor tantsulooja Kätri Järvis. Ja selle tantsu pealkiri on Mul pole mõisa. Ja vaadake siis, mis siis juhtuma hakkab, kui seda mõisa ei ole. Surma
Kuna sel aastal, sel suvel ja juba tegelikult kuu aja pärast toimub Tallinnas meie tore suur laulutantsupidu, mida me kõik tantsijad alati ihuhingega ootame. Sel korral on see hoopis teistsugune. Seega saare rahvas tulge aga mandrile kaema, missugune see pidu olema saab. Ja sel korral on nii, et kõik tantsijad on oma piirkondades. Ja Tallinn on siis sellises piirkonnas nagu pealinn. Ja nüüd sellest toredast tantsupeost ise oma on siis esitamisele tulevad 2 tantsu. Esimene neist Maido Saare Väljade laul ja teine Maria Upin-Sarv Teelemineku polka. Lõpetab linn oma rutu. Seal teede ja müüride ümber. Vaiksena seisab mu maa, vaiksena ootavad välja. See on väljade laul, suvepäevade ootus. Seal, kus lõpetab linn oma rutu. Hakkab saatma sind kõnnima vahude pilk. Üle vaiksena ootava maa.
ja ongi meie kava märkamatult saanud lõpukuu korda. Nii et rahvatants on meil hästi mitmekesine, meil on hoolsemaid, emotsionaalsemaid, särtsakaid, kõikvõimalikke tantse, nii et tegelikult, kes veel ei ole tantsuriigiga ühinenud, siis on see viimane aeg saada oma emotsioone igas vallas nii-öelda lahti päästa. Ja meie viimaseks tantsuks on siis Maie Orava Kagu-Eesti tantsud, mis siis on kokku pandud just selle Kagu-Eesti piirkonna pärimusel. Sirkukõne
tantsusõbrad, väga tänu teile, hea publikum, kaasa elamast, plaksutamast ja kena õhtut teile.